Kui jälgida avalikku meediat, seda, mida sinu kohta Stig on kirjutatud ajakirjanduses, siis tundub, et sul on ju suurepärane aasta olnud. Sa oled võitnud Eesti Laulu, sa oled käinud Viinis Eestit esindamas, sul on seal suurepäraselt läinud, sa oled kirjutanud väga head muusikat, mida on klikitud 10 000 kordi ja sul on olnud meeletult töine suvi, kontserdid, 60 vist, kui ma ei eksi seal suveperioodi jooksul ja tööd on olnud väga palju. Ja nüüd siis värskelt oled sa siis pääsenud ka oma uue lauluga, mida esitab Jüri Pootsman uuesti Eesti Laulule. Pealt näha kõik on väga ilus. Jah, ongi ilus. Et ja neid klikke ma pean parandama, et ei ole isegi 10 000, vaid on isegi miljoneid lausa. Ma seal vahepeal ikka natuke vaatan, loen kokku erinevad videod, et isegi seal saab vist üle 15 miljoni kokku. Lisaks veel mõned muud lood. Jüri Pootsmaniga saime ka kokkuleppele, et tegu on ikkagi Eestis ühe väga andeka lauljaga ja kolmekesi kirjutasime talle loo Vallo Kikase Fred Kriegeriga ja ega ongi. Et tundub justkui, et kõik on nagu väga tore ja äge ja et elan sellist väga, ma ei oska öelda, eeskujulikku elu. Võib-olla siis näiteks laste jaoks või noorte jaoks ja vanemate tädide ja onude jaoks. Et jah, ja tööd oli ka, nagu sa ütlesid, suvel väga palju, see esinemas käidud. Tegelikult on aga see, mis fassaadi taga üsna nagu katkine lugu, et mida paljud inimesed ju ei tea, või ma usun, et mitte keegi tegelikult Eestis ei tea, on see, et sa tegelikult tulid alles mõni aeg tagasi palverännakult Prantsusmaalt Hispaaniasse, Santiago de Compostelasse. Sa jalutasid 800 kilomeetrit maha sisuliselt kuu ajaga. Miks sa sinna läksid? Ma olen kunagi lugesin sellest juba ammu raamatus, siis ma mõtlesin, et päris huvitav asi. Siis ma tegin tööd järjest 5 aastat jälle hommikust õhtuni iga päev ja kuidagi nagu kadus see, mitte ei kadunud ära, aga see mõte oli kogu aeg kuskil nagu peas või kuklas, et mingi hetk ma kindlasti lähen sinna, aga miks ma läksin sinna ongi see, et Eurovisioon, mis minusuguselt mehelt, kes tegelikult peaks olema suhteliselt, mitte peaks olema, vaid ongi hästi tagasihoidlik. Väga ma sinna lavale üldiselt nagu ikkagi ei lähe selle mõttega, et vaadake nüüd mind, ma tahan laulda ja esineda, vaid pigem käin seal sellepärast, et see käib muusiku elu ja muusika kirjutamisega kaasas. Ja suved on meil viimased 2 või 3 olnud Trafficuga näiteks sellised, et me olemegi praktiliselt suved lihtsalt lähevad niimoodi mööda ja tööd ja kõike seda asja, mis selle ajakirjandusega, pildistamistega, videoklippidega, kõigega tuleb. Seda on lihtsalt nii, kuidas ma ütlen, minu jaoks tohutult palju, et mingi hetk käib pea kohalt nagu lained kokku ja lihtsalt enam ei suuda nagu või ei jaksa enam olla. Kuigi võib tunduda, et mis see siis on, käid päeval pildistad ja õhtul räägid juttu kuskil ja teed muusikat jälle. Ja siis on vaja sellist puhkust, et ma olen varem ka puhkusel käinud, eks. Istunud 3 nädalat kuskil hotellis, jalutanud, ma ei tea, ühest hotellist teise, maganud basseini ääres. Aga siis oli vaja sellist, kuhu minna üksinda, lülitada välja ennast täiesti, teha midagi sellist, mis tundub alguses mõistmatu või nagu sihuke, kuidas ma ütlen, nagu väga raske või raske ületatav. Ja ega mul oli niimoodi, et ma avastasin augusti kuskil poole peal, et mul on vist võimalus võtta septembris aeg. Siis ma kuidagi võtsin jälle mitmekümnendat korda mitme aasta jooksul selle info ette, et mis asi see täpselt on, see palverännak nii-öelda. Ja kuskilt veel lugesin mingit juttu, kus Facebookis ju liiguvad sellised, et mida näiteks mõtlevad 60-70-80 aastased inimesed või mida nad kahetsevad elu jooksul, mida nad ei ole teinud. Ja siis oligi seal mingi täiesti suvaline selline levinud ilusa pildiga mingi lause, et keegi kahetseb, et ta elu jooksul ei võtnud mingit asja ette. Ja siis 10 minuti pärast mul oli juba pilet olemas ja mõtlesin, et ma lähen. Et palverännak 800 kilomeetrit üksi
kõnnid kuskil, ma ei teagi täpselt kus, vähemalt sel hetkel ma veel ei teadnud, kus kohas. Ja oligi kõik, et siis ma teadsin, et pilet on ostetud, et nüüd peab minema. No päris nagu selline puhkus ta ju tegelikult sinu jaoks olnud, et ma saan aru, et Stig tegelikult oli see sinu jaoks oluline, et sahtlit korda teha. Jah, kusjuures oligi, et ma ei oskagi öelda, kuivõrd ma läksin sinna kui nüüd palverännakule, et noh, palverännaku tähendus on ju ajas tegelikult ikkagi tuhandetega muutunud seal eriti veel ja tegelikult on, ma avastasin hiljem, et palverändureid seal ma nägin nagu reaalselt palverändureid, kes olid seal oma mingitel usulistel eesmärkidel, aga väga paljud inimesed olid sinna tulnud tegelikult ennast otsima või et neil on midagi, mis on elus juhtunud või mille pärast nad seal on, mingil määral võibki seda tegelikult ju palverännakuks lõppkokkuvõttes nimetada. Et aga ta on selline, pigem ongi selline aja mahavõtmis, enese otsimis, natuke saad rahulikult kõndida, mõelda oma, et ta on selline rännak. Ja ma samamoodi, kuigi ta tundub, et ta on tohutult raske, mis ta tegelikult oli ka loomulikult, siis ma pean ütlema, et see on üks elu kõige paremaid puhkuseid selles mõttes, et kuna sul on lihtsalt seal kõndides nii ebamugav ja nii valus kogu aeg jalgadel, eriti kui sa ei ole seda kunagi teinud või harjutanud enne, siis sa lihtsalt ei mõtle mitte millegi muu peale. Kuivõrd selle peale, ma mõtlen just tööalaselt, et sa ei mõtle selle peale, et kui ma lähen koju tagasi, mis ma tegema hakkan või midagi. Sa oled seal hetkes kõnnid ja siis esimesed 3-4 päeva sa ei saa nagu eriti midagi mõelda või midagi. Aga siis, kui sul tekib see rutiin sisse ja kui sa oled mingi hetk üksi sellises kõrbealas või kui sul on üks sirge põld läheb 20 kilomeetrit niimoodi, et sul ei ole mitte ühtegi asustust vahepeal, sa ei näe ühtegi inimest, siis hakkab see tekkima see nii-öelda mingil määral sisemine monoloog või see, et sa kõnnid, sul enam ei ole võib-olla nii valus jalgadel, et sa ei pea mõtlema nii väga selle peale, et kui ebamugav mul hetkel seal on. Ja siis ongi see, et vaatad ringi ja hakkad mõtlema ja natukene kuidagi sellest maailmast rohkem aru saama. No sina ei läinud sinna ju selles mõttes sahtlit korda tegema, et kelle jaoks seda muusikat ikkagi nüüd teha, et kas teha Trafficuga edasi või Elina Borni jaoks või võib-olla võtaks mingid uued artistid, vaid sa tahtsid sahtlit korda teha iseenda sees, panna mõtted paika ja iseennast sealt sahtlitest üles leida ja lõpuks sa kirjutasid nendest mõtetest ka raamatu, mis ilmub juba üsna peagi, mille nimi on Minu Kennedy. Miks sa selle raamatu kirjutasid? Küll me selle pealkirjani jõuame. Raamatuga on samamoodi, et tegelikult ma olen juba, ma arvan, umbes 3 korda alustanud raamatu kirjutamist. Küll enda elust. Ma olen aastaid juba pannud ühte lillasse märkmikusse kirja mingeid asju, mida ma kindlasti tahaks rääkida, mis tunduvad sellised huvitavad, naljakad kellelegi lugeda. Ma olen üritanud hakata kirjutama novelli põhimõtteliselt. Mul on ka see süsteem juba paigas või selle novelli, aga sinna minnes veel ma mõtlesin, et ma kirjutan sellest kõndimisest, sellest kogemusest, et teen sellise väikest viisi reisiraamatu või midagi sellist, et teha mingisugune raamat näiteks mõnele järgmisele kõndijale, et kui Eestist keegi läheb sinna, siis ta oleks mugav seda vaadata, mis seal toimub, mis seal tehakse. Aga umbes 5. päeval ma sain aru, et see päevad seal põhimõtteliselt korduvad, et kui ma 6. päeval kirjutan jälle, et ma kõndisin täna 30 kilomeetrit, midagi eriti juhtunud, järgmisel päeval jälle kõndisin 30 kilomeetrit, siis ma sain aru, et see reisiraamat ilmselt ei tule väga huvitav, et alguses on seal midagi huvitavat, mida teha, kaasa võtta ja siis sellega see asi piirdub. Ja siis ma hakkasin kuidagi, võtsin need vanad märkmed, mis mul olid olemas kaasas ja hakkasin hoopis kirjutama enda elust raamatut. Ja kuidagi, mis ma oskan öelda, kuidagi nagu, kui ma olen ennegi üritanud seda teha, siis ma olen kuskile mingi hetk jäänud kuskile kännu taha toppama, aga seal kuidagi oli see asi, ma ei oska öelda, läks lahti või kuidagi ja näpud käisid iga õhtu ja kuidagi jutt tuli välja kogu aeg järjest, et see oli selline naljakas avastus enda jaoks. Et kuidagi mingi looming seal või ma ei oska öelda, kuidagi läks käima peas või kuidagi see jutt
lõpuks voolas välja lihtsalt kuidagi eriti, ma ei saa öelda kergelt, aga ikkagi sellist asja ei olnud, et mis ma nüüd kirjutan või mida, vaid pigem lihtsalt tuli iga päev. Kõndisin oma 30 kilomeetrit seal maha, ülejäänud istusin arvutis ja lihtsalt toksisin kogu aeg. Ma julgen öelda, et ma tunnen enda arvates sind nagu suhteliselt nagu hästi ja kui sa ütlesid, et sa raamatu kirjutad, siis ma mõtlesin, et no okei, et tore, et siis seal on need Lasnamäe lood, mida sa ka Kroonikale rääkisid ja siis seal on tõenäoliselt see lugu, eks ju, ja kindlasti ma loodan, et ta kirjutab ka nagu selle loo ära ja et küll saab pulli ja nalja ja et aga huvitav, et mida sellel 35-aastasel nagu staaril tegelikult nagu kirjutada on. Selgelt eelarvamusega suhtusin sellesse. Aga mis seal salata, ma pean tunnistama, et see käsikiri, mida mina lugenud olen, et ma julgen öelda, et see on mind kõige enam raputanud raamat viimase 5 aasta jooksul. Tegelikult sa Stig tõmbad ennast ikka Eesti rahva ees, sõna otseses mõttes paljaks. Noh, eks midagi, jah, võib öelda küll niimoodi, et tõmbab paljaks selles suhtes, et nagunii on ju tegelikult kogu aeg kirjutatakse, küsitakse, noh, isegi kirjutatakse seda, mida otseselt keegi ei tea, et ajakirjandusel on tihti sellisel teatud ajakirjandusel on tihti komme näiteks kirjutada väga palju asju, mida nad tegelikult kas ei ole juhtunud või tõlgendatakse valesti. Ja seda huvi nagu on ikkagi aastate jooksul olnud väga palju kogu aeg, et küsitakse, et tule räägi sellest ja tule räägi sellest ja siis ma mõtlesin, et kuna ma juba kirjutada tahan tegelikult, mind huvitab see, siis ma arvan, et ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, et kirjanik, kui näiteks kirjutab, siis pigem ta avabki ennast seal täielikult ja siis on seda huvitav lugeda ja siis tekivad mingid seosed inimestel või et ma ei saa öelda, et ma nüüd täiesti alasti ennast selle raamatuga tõmbasin, et võib-olla kas või juba pelgalt mahu pärast ma ei saa, mul ei olnud võimalust nagu kõigest veel rääkida. Et tegelikult materjali võib-olla kunagi ma kirjutan veel midagi, kas siis mitte nüüd nii-öelda enda elust ainult, vaid ma jätsin ikkagi varu, et panna mõnda teise raamatusse veel mingeid asju. Aga suhteliselt jah, et ma ikkagi räägin seal väga paljust. Ma usun, et väga paljud inimesed kukuvad sõna otseses mõttes praegu toolilt maha, kui nad kuulevad seda, et sul on 3 korda diagnoositud depressioon, ärevushäired, paanikahood ja sa neelad antidepressante. Näiteks seesama peatükk, kui sa esimest korda astusid üles Outlawsiga Eesti Laulul, siis sa parasjagu olid nende küüsis ja olid tarvitanud lubatust natuke rohkem antidepressante, eks ju. Ehk see kõik on see, mida me tegelikult sinust ei tea. Miks sa selle ära rääkisid? Miks sa seda tahtsid rääkida? Näiteks sellepärast, et see on kõik seotud mingil määral sellega, mida ma seal raamatus varem kirjutan. Et tulevastel noortel, ma ei oska öelda, kas artistidel, muusikutel, lauljatel oleks selge see, et see elukutse, kuigi võib tunduda selline unelmate töö või midagi sellist, siis seal tegelikult on ikkagi üli palju sellist, mis jääb sinna selja taha või sinna lava taha tegelikult varju. Et see ei ole nagu kerge. See tõmbab su mingi hetk nii tühjaks, nagu ma ei tea, mingi tühjaks pressitud sidrun või kuidas iganes see väljend on. Et pigem tuua mingil määral nagu eeskujuks noorematele, et see elu ei ole kerge, et see võib olla väga paljudele laastav, et samas sa pead tegelikult olema päris tugev, et seda kõike vastu pidada. Eriti kui veel tahad, kuidas ma ütlen, et sa lähed lavale lauljana, sa mingi hetk saad aru, et sa tegelikult võib-olla isegi ei taha otseselt seal esineda, aga sul ei jää muud võimalust üle oma muusikat edastada, et sa pead tegema mingeid mööndusi, mingeid asju, kui sa tahad saada kas või edukaks laulukirjutajaks. Ma tahan saada edukaks laulukirjutajaks. Läbi selle ma pean mingeid asju ise vahepeal laulma, et mu muusika jõuaks veel kaugemale. Sest et kui ma kirjutan muusikat, siis tahaks tahtmata mõned laulud minu arvates ja meie tiimi arvates ei sobi kellelgi teisel laulda kui endale.
ja sellepärast ma ka sinna lavale satun aeg-ajalt laulma. Meedias on üks huvitav kujund sinu kohta, et ei näita välja emotsioone ja siis on toodud välja see episood sellest samast I Wanna Meet Bob Dylan loo finaali hetkest, kus sa justkui nagu ei näita välja ühtegi mingisugust emotsiooni või pigem siis nagu niimoodi korra nii-öelda silm helgib, eks ju. Või siis nüüd see viimane Pealtnägija tehtud kevadine lugu, kus sa justkui oledki selline kivinäoga Stig, eks ju. Aga see raamat minu jaoks avab sind nagu täiesti teisest küljest, et sa oled seest ikkagi nagu väga nagu suur ja elad oma seespool hoopis teissugust elu, võib-olla hoopis nagu kaksikelu, et saad sa sellega praegu iseenesest nagu hakkama, mida sa kõike seal nagu rääkinud oled? Ja mul tuleb meelde mingi kas Jaapani vanasõna või midagi, et inimesel on 3 nägu, et üks on võõrastele, üks on sõpradele, üks on iseendale, et ma arvan, et isegi sellise elukutse puhul või sellise asja puhul, millega ma ise tegelen, peabki olema põhimõtteliselt sellised 3 nägu, et üks on see, mida rahvas näeb, üks on see, mida sõbrad näevad ja üks on iseendale, et ma ei saa avada kõiki kaarte kõigile näha, vaid mul peab jääma mingi asi endale kuidagi varju või kuidas ma oskan seletada, et muidu ma arvan, et need ongi need inimesed, kes võib-olla põlevad läbi, kellel on üks nägu kogu aeg igal pool. Et sa pead olema tugev, sa pead säilitama seda kontrolli, mida sa teed, mida sa avad, et näiteks ongi, et intervjuudes ma pigem jään selleks karakteriks, kes annab intervjuud või tegeleb sellega, sõpradega ma olen üks ja siis üksi ma olen veel 3, et ma saan sellega, ma arvan, suurepäraselt hakkama, et minuga ei ole veel seni midagi juhtunud ja ma arvan, et ajas ma lähen tänu sellele järjest tugevamaks või kogenenumaks ja ma oskan edaspidi veel paremini ennast kas mõnes kohas avada rohkem, mõnes kohas vähem või siis lõppkokkuvõttes jääda iseendaks. Sest depressioonist rääkides, sa praegu tarvitad ka antidepressante? Jah, juba ma teadsin näiteks, et antidepressandid on ju tegelikult tänapäeval, võib-olla rahval on natukene võib-olla vale arusaam isegi, ma arvan, sõnast antidepressant, et see ei ole nüüd tänapäeval ammu juba midagi sellist, et vau, et see mees on hull ja ilmselt tapab ennast ära võib-olla. Et antidepressante on nii erinevaid ja sellise erineva mõjuga erinevate sümptomite puhul on erinevad ravimid. Et kui sul aju ei tooda serotoniini ehk siis seda, mis peaks inimese õnnelikuks tegema või andma ka elujõudu põhimõtteliselt, vaid sa oled kogu aeg mingis teatud tasandis, siis selleks on olemas üks ravim, mida sa võtad ja hakkad seda võtma ja nädalaga muutub su elu täielikult, et sa tunned, et sul on jõudu, sa oled õnnelik elu üle ja ma arvan, et kui sellised asjad olemas on, siis loomulikult on natuke hirm selliste asjade ees, antidepressantide kõlab natuke õudselt, aga tegelikult enda kogemuse põhjal, kui sa oled haige, siis peab ravima. Sul esimest korda diagnoositi depressioon 27. aastal. Sa ütlesid, et sul on vaja neid depressante selleks, et tunda ennast õnnelikuna. Kuhu see õnn siis seal 27. aastal kadus? No väidetavalt ma olin teinud nii palju tööd, et ma unustasin ära iseenda või kuidagi vähemalt neuroloogi sõnade puhul või me jõudsime sellisele tulemuseni, et näiteks muusikutöö on selline, et sa oled 24/7 kogu aeg tööl või loomeinimese töö siis. Et sa ei lähe hommikul 9 tööle, kell 5 ei lõpeta, lähed koju, elad pereelu, unustad kõik, mis sul päeval toimus, vaid sa oled justkui 24/7 kogu aeg tööl, püüad seal vahele panna mingeid oma isiklikke elu asju, mis teevad sind õnnelikuks. Samas jälle kogu aeg mõtled tööle ja siis su aju on kogu aeg selliselt ketrab, et sa mingi hetk unustad nagu iseenda täiesti ära. Ja siis ongi segadus, et ma ju tegelikult töötan, kuigi tundub, et ei tööta üldse samas. Et
ärkad siis, kui tahad, lähed magama siis, kui tahad, käid, kus tahad, aga samas tegelikult oled kogu aeg mingil selliselt häälestatud, et sa justkui peas kogu aeg teed mingit tööd ja siis unustad iseennast ära ja siis taipadki, et ma enam ei jõua, mul saab jõud otsa ja kuidas nagu nüüd sealt august jälle välja saada. Ja kui ei saa, siis otsidki abi ja aitavad keegi teine. Kui me räägime juba nendest vanainimeste asjadest ehk et haigustest, siis tegelikult mul meenub üks aastate tagune episood, kus üks online väljaanne pani oma esiküljele pildi sinust, talvise pildi, kus sa olid oma tavapärase kergelt tõmmunahaga ja viidi läbi küsitlus, et mis te arvate, kas solaariumi nahk sobib Superstar Stigile, eks ju. Ja ma läksin endast kergelt välja ja helistasin sellele online väljaandele ja ütlesin, et korjake see pilt maha, sest tegelikult mitte keegi ei tea, et see on tingituna ühest väga raskest haigusest, mis sul on. Ma mäletan ka seda pilti, et ma olin suht oranž seal. Ja see on ka üks põhjus, miks ma jällegi selle raamatu kirjutan, et hakkab tulema selliseid asju, mida inimesed ei tea ja nad nagu arvavad ja siis tekib see, et pannaksegi selline pilt üles ja hakatakse spekuleerima, et ma käin solaariumis. Väga paljud inimesed küsivad ka mult, et kuidas sa nii pruun oled või näiteks, siis tegelikult ma ütlen, et ma käin kogu aeg solaariumis, nii-öelda naljatledes, et ma ei viitsi hakata seletama, mis värk on tegelikult. Aga tegelikult jaa, et umbes 10 aastat tagasi vist diagnoositi mul Addisoni tõbi, millega seoses toimus vist melanoom on nahahaigus või see vähk, aga... Vähki sa oled ka endal kahtlustanud päris mitu korda. Muidugi, see tuleb vanusega, ma arvan, see on see, et näed mingit reklaami või artiklit, siis kohe mul on see haigus olemas. Ja siis kui sa kuulsid televisioonisaatest või kuskilt telesaatest, et mehi kutsutakse eesnäärme kontrolli, siis sa kindlasti kahtlustasid, et sul on eesnäärme vähk ja jooksid esimese asjana jooksin kohe ja meeste arsti juurde ja ütlesin, et mul on vist eesnäärme vähk ja siis arst naeris välja muidugi. Aga ja see haigus või see tõbi pigem diagnoositi mul vist 10 või isegi natuke rohkem aastat tagasi. Et millega seoses ongi see, et mu nahk on natuke pruunim, jumekam. Kuigi ma pean ütlema, et ma olen tegelikult suht eluaeg olnud suht jumekas, et minu puhul on see veel enam-vähem okei, et ma olen näinud inimesi, kes on nagu tõeliselt kuskilt lõunapoolkeralt pärit. Saan ma õigesti aru, et see on nüüd see lugu, et su neerupealdised ei tooda teatavat hormooni, mida on vaja elus püsimiseks. Just. Ja selleks, et elus püsida, sa võtad 3 korda päevas kindlatel kellaaegadel juba viimased 10 aastat tabletti. Jah. Et selleks ei ole olemas ravi, vaid on asendusravi. Et keegi ei saa mu neid neerupealiseid korda teha, vaid ma pean seda ainet võtma suukaudselt sisse kogu aeg. Et jah, alguses ma avastasin kuidagi juhuse läbi, et kadus jälle samamoodi kuidagi jõud ära, ma võtsin kaalust alla, läksin arsti juurde. Arsti juures küsiti kohe õigemini EMO-sse lausa, et üks hommik oli juba väga kahtlane. Küsiti, et mis sa sisse oled süstinud endale või mis aineid tarbinud. Arvati kohe, et ma olen narkomaan, et ma ei teagi. Aga siis jah, jõuti järile, et mu neerupealised ei tooda eluks vajalikku hormooni ja ma pean seda hakkama iga päev kindlatel kellaaegadel sisse võtma suukaudselt. Ehk siis minu hommik näeb välja selline, et ma ärkan üles. Kõigepealt panen peotäie tablette sisse, et tuleks jõud, piltlikult öeldes, siis päeva peale võtan veel ja siis õhtul võtan veel. Sealt ka see minu Kennedy, selles mõttes ma saan aru, et John Fitzgerald Kennedy'l, Ameerika kunagisel presidendil oli täpselt see sama haigus. Jaa, see kuidagi, kui natuke guugelda, siis selgub, et tal oli täpselt sama tõbi. Et sa pigem siis otsisidki sellel palverännakul põhjust, et miks sul see haigus on ja kas ma saan õigesti aru, kui ma seda käsikirja loen, et üks selline nagu tuletis või su enda selline kahtlustus on, et see võib olla seotud ka sellise perioodiga, kus sa tarvitasid kõvasti narkootikume? Jah, et see on pigem selline arutelu, et loomulikult ma ju ei tea seda, aga selles raamatus samamoodi ma kirjutan lahti oma sellele haigusele eelnevad lood, mis ei ole niivõrd ilusad, mis on parajalt lolli peaga tehtud võib-olla, et
ja seal ma arutlen selle üle, et kas need asjad võisid mõjutada seda kõike, kas mu immuunsus on tänu sellele saanud mingi löögi, kas ma olen ennast mürgitanud võib-olla liiga palju, et mul olen tekitanud mingi haavatavuse oma organismis. Et jah, et selle üle ma kõike arutlen, jah. Et mine tea, et ma ei oska öelda, millest see täpselt alguse sai, ma oskan öelda arsti järgi enam-vähem seda arsti sõnul kuud või seda aega, millal see umbes alguse sai. Ja seal samamoodi ma arutlen raamatus selle üle, et jah, kus see alguse võis saada. Sul on üks väike vestlus raamatus oma neuroloogiga ühel järjekordsel antidepressandi kuuril, kus ta annab sulle nõu, et sa ei tohi mitte midagi kahetseda, mis sul minevikus on olnud ja sa pead vaatama tulevikku. Et aga kui sa seda oma narkoperioodi nagu vaatad, et mis on see sõnum, mida sa nüüd selle lühikese aja jooksul tahad nagu edasi anda, et näha on, et sa ei taha nagu suurustada nende lugudega? No sõnum on see, et vaata, hästi palju viimasel ajal räägitakse kas või mingist kanepi legaliseerimisest. Väga palju on pooli, kes ütlevad, et see on täiesti ohutu, et ei saa aru, miks riik seda ei legaliseeri. Noh, see on selline asi, et selle, mis mina tahan öelda, minu arvamuse kohaselt on see, et selle kohta ei tea keegi veel eriti mitte midagi. Loomulikult on näiteid, kuidas mingi tavaline kanepi tõmbamine on oluliselt ohutum, tundub kui alkohol näiteks, mis on täiesti legaalne, mida reklaamitakse kõike. Et mu sõnum on see, et ei jääks kas või noortele või lastele sellist muljet, et need on ohutud. Või sellised, kui narkootikumid on ohutud, et nad ei ole kindlasti ohutud, nad on kindlasti väga halvad. Ma ei saa öelda, et ärge proovige narkootikume kindlasti. Aga sa lõpetad oma raamatu väitega, et ohtralt alkoholi ja ka teatud kogustes narkootikumide tarvitamine on tõenäoliselt su elu päris korralikult rikkunud. Jah, minu arvamuse kohaselt, et ma ei väsi nagu ütlemas seda, et see on mu enda arvamus. Ma ei saa, minu puhul see on nii, tõenäoliselt, loomulikult. Ja ma loodan, et kas või selle raamatu puhul äkki see paneb kedagi rohkem mõtlema. Minu näite puhul, et ma kirjutan selle ära kõik, et kuidas, mis on juhtunud, mis on toimunud ja nüüd, mis on selle tagajärg. Sellega ma loodan, et saavad noored rohkem aru, millega on tegu. Mind raputas kõige enam selles raamatus üks koht, kus ma sõna otsa mõttes tõusin nagu korra niimoodi püsti, mõtlesin selle peale, et kui vähem ma sind tegelikult nagu sõbrana nagu tunnen, on see, et kus sa räägid ühest seiklusest, kus te olite ühes lõbumajas korralikult musta jooki kokaiini peale manustanud ja kui sa sõitsid taksoga koju ja sa ütlesid, et sul oli selline tunne, et maailm on sisuliselt kokku varisenud ja sa tahtsid oma ema kaisu, sest see, mis sellele ka edasi järgnes ja kuidas sa seda suhteliselt ikkagi nagu identselt kirjeldad, tõi mulle nagu kananaha nagu ihule. See on ikka nagu päris jube, mida sa oled oma elus kogenud. Jaa, et samas see sama lõik, mida sa kirjeldad, jäi ka mu viimaseks nii-öelda narkootikumi proovimise korraks. Ma nimetan endiselt seda proovimiseks, kuigi tegu ilmselt oli tarbimisega. Et ma loodan lihtsalt, et seda lõiku lugedes ma loodan, et keegi ei pea seda läbi elama, vaid jõuab enne kuidagi piduri peale panna, kui tal peaks see samasugune tunne või midagi sellist peale tulema. Et peale seda päeva tegelikult oli mul 2 nädalat täiesti müstiline tunne, kus praktiliselt ma käisin ringi, tegutsesin, aga praktiliselt mind nagu ei olnud kohal või ma ei olnud oma kehas või mul ei olnud ühtegi emotsiooni. Ma lihtsalt istusin niimoodi, vaatasin ringi ja ei naernud, ei nutnud, ei olnud mul, ma ei oska öelda, paha olla või midagi, ei olnud mul hea olla, vaid oli kuidagi nagu keegi juhiks mingit inimest, aga mind seal sees ei olnud. See oli päris huvitav seik minu elus ja ma mäletan seda väga hästi ja see kord järgmisel hommikul ma mõtlesin, et mitte kunagi enam.
ja siis see on püsinud nii. Miks ma selle koha välja tõin või miks see mulle ka nagu hinge läks, oli see, et sa selle episoodi keskel kohtusid oma emaga. Ja siis ma mõtlesin su ema peale, see on ääretult tore ema ja kui su ema teab, et sa sellise raamatu kirjutad? Ja ma olen oma emale ära rääkinud, et siuke raamat tuleb ja et tema on valmis. Ma olen oma isale ära rääkinud, et selline raamat tuleb, ta on ka valmis, vennale. Kas nad on seda lugenud? Ei ole, aga ma olen rääkinud palju ja ma kõige rohkem kardan oma vanaema pärast veel. Ma mõtlesin korra sellist asja, et kui su ema esimest korda seda raamatut loeb, see lõpeb ju hästi, me teeme siin praegu sinuga intervjuud, et ma kujutan ette, et seal on väga palju pisaraid. Jah, võib-olla küll. Sest sa oled ikka, ütleme, jätame selle narkootikumid ja depressioonid kõrvale, aga sa oled ikka lapsepõlves teinud kõike selliseid tempe, mille peale sõna otseses mõttes tegelikult oleks võinud isa sulle korralikult tappa anda. Täis peaga alaealistena autoga ringi sõitmine, see on tõenäoliselt selle loo üks alguse episood, eks. Olukorras, kus vanemad teid jubedalt usaldasid ja arvasid, et te olete venna Silveriga suurepärased paidlapsed, kes ei tee mingisugust pätti, eks. Poest varastamised ja nii edasi, nii edasi. Jah, nüüd see peab kohe mõtlema, et kas ikka on tark tegu see raamat välja anda, aga ilmselt ikka on, et ma arvan, et selliseid juhtumeid on tegelikult isegi 10 kordi hullemaid. On täiesti tavalistes peredes, väga eeskujulikes peredes, seda võib juhtuda kõigil. Ma ei saa öelda, et seal oleks olnud midagi sellist, mida mu ema või isa või keegi üle ei ela, et ma arvan, et seal on tegelikult ikkagi nii-öelda kasvamise või ühtedele noorte poiste, ma ei tea, Lasnamäel kasvamiste täiesti mitte kõige tavalisem, aga ikkagi see ei ole midagi sellist, mida ei juhtu väga paljudes peredes, ma arvan. Ja jällegi ma toon näiteks selle, et see raamat peaks avama ka vanemate silmad, et millega teie eeskujulikud lapsed võivad tegeleda, mis teile rääkimata jätta ja et äkki tänapäeval eriti, kus ma arvan, või mul tundub vähemalt, et lastevanemad on kontsentreeritud tööle, lapsed võetakse lasteaeda, võetakse ära kooli, ei pöörata võib-olla nii palju tähelepanu kui tegelikult Vene ajal, kui vanematel ei olnud, ma arvan, nii palju midagi tegeleda või äri või tohutud kohustusi, et sai natuke rohkem jälgida oma laste kasvamist. Et äkki see toob natukene avab silmad ka vanematele. Kas mul võib olla õigus, kui ma ütlen, et sa kirjutasid selle raamatu mingil määral selleks, et tänada näiteks oma vanemaid, oma venda, oma onu, Rock Hotelli tegelasi, kelle juures oli transamees, oma sõpru, selle eest, et sa tegelikult tänu neile oled mingil määral seal, kus sa täna oled? Jah, selles suhtes, et ma kirjutan seal tegelikult ju lahti ka selle, et üks variant oli näiteks, et tegeleda ainult pettustega. Ma ei oska öelda kuidagi mingite pettustega asjadega. Ja teine variant oli see, et minna muusikooli näiteks. Väga tähtis osa oligi sellel, et mu onu oli muusik, et mu ema oli mu muusikaline kasvataja lasteaias, et mu vend tegeles muusikaga, et mu isa tegelikult oskab kitarri mängida ja laulda. Ja mind suunati sealt kuidagi vaikselt sealt vahelt niimoodi muusikooli, kus ma küll väga käia ei tahtnud, aga tagant järele ma mõtlen, et see oli parim asi, mis su elus juhtuda sai. Ja, et ma ei läinud peale kooli mingite debiilsustega tegelema, vaid ma käisin kuskil kas või vastu tahtmist muusikoolis õppimas. Ja kuidas nad tegelikult, ma nägin, et sellel ajal, kui näiteks arvutid ja asjad maksid väga palju ja mu pere pani raha kokku, ostis mulle pilli, lootes, et ma ei pane seda nädala pärast nurka seisma, tolmu koguma, vaid äkki mees tõesti hakkab mängima ja osteti järelmaksuga arvutid ja kuidagi, et otsiti võib-olla seda, et tekitada mingit huvi minus mingi asjaga tegelema rohkem. Ja see huvi tegelikult oli õnneks olemas, et see ongi see mõnes mõttes, ikka ma nägin ju, kuidas mul vanemad pingutasid, et osta tol ajal mingi väga kallis arvuti meie pere jaoks ja mitte niisama seisma sinna, vaid see oli mul seal toas, keegi sinna
ligidale ei pääsenud, sest ma istusin seal kogu aeg taga ja tegin nii palju muusikat, kui oskasin ja siis lõppkokkuvõttes jah, tasus ära ennast. Me hakkame lähenema lõpule. Kuivõrd sa tunned, et sellest palverännakust, sellest Minu Kennedy sisse asjade ära kirjutamisest, vähemalt poolte asjade ära kirjutamisest, on siis tegelikult kasu olnud sulle? Eks ma seda kasu näen hiljem, aga tegelikult juba see, et ma sain selle kõik kirja panna endast välja, et ma saan selle tuua lugejani. Ma tõesti ei tea, mis sellest nüüd saama hakkab sellest, kui see raamat välja ilmub, äkki ma pean kuskile mõneks ajaks ära kolima. Võib-olla tuleb mingi tohutu pasarahe. aga kasu on palju, sest et ma saan põhimõtteliselt sisuliselt selle raamatu kinni panna ja minna edasi oma eluga mingil teisel moel, et tunduvalt vanemana, kogenenumana ja vaadata tagasi oma elule, et tegelikult hoolimata sellest sitast ja jamast, mis seal kõik tundub, et oli kõrval, see kujundab mingil määral inimest läbi selle, kuidas ta kasvab ja ma arvan, et see on ainult hea, et ma saan raamatu kinni panna, minna edasi järgmiste peatükkidega. Kui ma seda käsikirja lugesin, siis ma tegin iseenda jaoks nagu märkmeid sinna välja ja siis ma kirjutasin, et noh, peaaegu nagu mustapori näkku ja siis ma võtsin tagasi ja siis ma varsti kirjutasin ära, et ei no umbes nagu mustapori näkku ja siis ma veel parandasin, et oluliselt karmim kui mustapori näkku, et Mihkel Raua mustapori näkku rääkis sellest, mis toimus nõukogude ajal, siis kui tema noor oli ja sina räägid sellest, mis sisuliselt on toimunud üleeile, eks ju. Et Mihkel Rauale anti andeks, mulle tundub vähemalt. Kardad sa seda, et tegelikult sellele raamatule võib järgneda mingisugune hukkamais, sa oled tuhandete väikeste laste iidol? Ma arvan, et ma ei karda seda esiteks, et inimesed kasvavad üles ja tänapäeval, kui seda materjali, mida need väiksed lapsed võivad sisse endale ammutada, on ikkagi päris rõvedat kättesaadav absoluutselt igal pool. Et pigem, kui ma üritan seda materjali neile anda edasi kuidagi õpetlikumalt või rohkem lahti seletatuna, siis ma loodan, et see toimib paremini. Et ma ei karda seda esiteks, sest ma olen piisavalt enesekindel kuulamaks teiste arvamusi. Ma loomulikult arvestan sellega ja kui mingi tohutu jama hakkab, siis ma võin sellega tegeleda, aga lõppkokkuvõttes on see inimeste enda vaba valik, kas nad loevad seda, tarbivad seda või ei tarbi. Võid sa siis öelda, et sa oled lõpuks pärast kõike seda oluliselt õnnelikum kui varem? Jaa, ma saan järjest õnnelikumaks. Usud sa, et sa pead varsti uue palverännaku ette võtma? Et sa pead, mitte et sa ei taha, vaid et sa pead? Ma arvan, et ma pean kindlasti. Ma arvan, et kas või seda palverännakut ma nägin ju seal inimesi, kes olid 5. korda, kes olid 7. korda. Ma kõndisin selle ühe 70-aastase hispaanlasega, mehega, kellega ma sain juhuslikult tuttavaks, kes ütles, et ta on seda läbi käinud vist 8 korda, et tõenäoliselt see jääb talle viimaseks. Ja ma arvan, et see palverännak, kas just nüüd seesama, on midagi sellist, mis võimalusel võiks iga inimene kogeda või läbi teha. Palverännakuid võib olla teistsuguseid ka, palverännakuid võib olla kas või ümber Eesti kõndida mööda riigimetsa radasid. Palverännak võib olla kõndida siit jala Rakverre, et kus sa oled üksi oma mõtetega. Ma arvan, et neid palverännakuid tuleb veel kindlasti. Peasi, et on julgus see ette võtta, iseenda sees sahtlit korda teha ja kui vaja, siis ka need sahtlit välja kirjutada. Jaa. Julgus oli ka minu puhul see üks, et kuidas ma lähen üksi. Ma olen suhteliselt antisotsiaalne inimene. Kas ma pean hakkama võõraste inimestega seda juttu rääkima? Ja esimesel päeval ma avastasin, et see on ülilihtne. Kui välismaal keegi sind tunne näiteks. Või nende jaoks ma olin täiesti suvaline tüüp kuskilt Ida-Euroopast. Ja suhtumine oli seal tee peal selline, et ma tahan nagu rohkem inimestega suhelda.